Vaatame ülesannet, kus sisuks on ühekohalise arvuga jagamine. Aga teksti nagu kuvatakse siis lapsele, et leia arvust 5985 9 korda väiksem arv. Siin see arv on tumedaks pandud just sellepärast, et siin on kaks arvu kõrvuti ja et laps saaks aru, et kus üks arv lõpeb ja teine algab. Nüüd, kui laps siia vastuse kirjutab, paneme praegu suvalise vastusse ja paneme kontrolli, siis antakse siin kohe reaktsioon, kas vastus on õige või vale, ja samas hakatakse kuvama soorituse protsenti. Võtame järgmine ülesanne, genereeritakse uus ülesanne, vajutame veel kord midagi suvalist, kontrolli, nüüd on näha 2 vastust, 0 õigesti. Ja kui ma tahan vastata õigesti ja panen kontrolli, siis ütleb ta siin õige ja nüüd ma näen, et 1 3 vastusest on õige. Näitab ka protsenti. Siia hinnet ei hakanud genereerima, aga tegelikult on võimalik hinne ka genereerida vastavalt nende protsentidele. Jälle järgmine ülesanne, jälle kuvatakse uut ülesannet õpilasele ja jälle saab harjutada. Ja see soorituse protsent jääb siia kogu aeg teda saatma. Vaatame, kuidas sellist ülesannet siis teha. Nii, alustame sellest, et me määrame ära siis jagatava. Või tegelikult jagaja, alustame jagajast. Võtame juhusliku täisarvu. Ütleme, no ühega jagamisel väga suurt mõtet ei ole, ütleme, et see on 2 kuni 9 siis, kui me räägime ühekohaliste arvudega jagamisest, jah. Ja määrame ära hoopis jagatise. Ja jälle juhusliku täisarvuga. Ja ütleme, et see on siis vahemikus 100 kuni 900. No ta võib olla ka loomulikult vahemikus 50 kuni 999, mis iganes, aga mina valin praegu selle vahemiku. Nii. Ja me saame minna tegelikult juba selle teksti loomise juurde. Ehk me siia kolmandat arvu ei vaja, me saame nende kahe arvu abil selle kolmanda alati arvutada. Võtame kohe teksti ja tegeleme kohe LaTeX tekstiga ja kirjutame siis tekstiks, et leia, nüüd tühik ei ole mitte siit klaviatuuri pealt tühik, nagu ma kohe kiiresti vajutasin, vaid siit üldisest valime tühik, aga tasub tähele panna, et ta tekib siia, siit saab teda kasutada. Leia, kus me pooleli jäime, leia arvust, jah. Ja nüüd võtangi siit selle tühiku ja nüüd, kui ma tahan, et oleks jämedas kirjas, siis alt ja küsimärgi alt tuleb minul see kaldkriips, mis ma vajan, kirjutan bold. Alustan ka loogsuluga, et siis on näha, et alates millest ja milleni siis see on. Võtame näiteks kasti A, aga ma kirjutan siia korda B sisse. Ehk nüüd leia arvust ja nüüd selle kolmanda arvu vaadake, me arvutasimegi välja. Ehk see korda see annab meile siis jagatava. Paneme loogsulusid kinni, et bold saab nüüd läbi, tühik. Ja nüüd näitame, mitu korda väiksemat arvu me siis otsime. Leia arvust 5 korda. Jälle tühik. Nii. Loodud tekst. Võime seda kohandada natukene, kas me tahame teda liigutada, tõsta. Paneme lukku. Ja nüüd loome arve, mida me vajame siis erinevates olukordadeks. Näiteks kõikide tehete loendamiseks koikvastused, paneme selle esialgu võrdseks 0-ga, siis õiged vastused, paneme jälle võrdseks 0-ga, siis vajame me vastusse jaoks
ka arvu. Seda vastust me hakkame linkima siis sisendväljaga ja siis me vajame arvu, mida me saame siis, mille väärtus tuleb sellest, et kas viimasele tehtele vastas laps õigesti või valesti. Ehk kui vastus, võtame siit tagant selle ilusa võrdluse, võrdub B-ga, siis ole väärtuseks 1 ja kui see nii ei ole, on väärtus 0. Nii. Tehtud. Arvud on kõik loodud, rohkem arve me ei vaja. Nüüd loome sisendvälja, kuhu laps hakkab vastust panema. Võtame siit sisendvälja. Pealiseks kirjutame vastus. Panen siia tühiku ka, et siis on väike vahe seal ja lingime ta siis vastusega. Okei. Nüüd siit kohe omadustest saame öelda talle, et oleks natukene lühem, sest nii pikk see vastuse riba lihtsalt segab meid. Nii, olemas. Nii, vastus on 0. Näites on mul ta kujundatud ka keskele see tekst. See on siit samast omadusest. Võtan joonda siis vasakule või paremale või keskele. Seda saab siit samamoodi kiiresti ja kergelt muuta. Nii. Nüüd selle soorituse kuvamiseks, ehk õpilane näeb, et mitu vastust mitmest on õige, peame me jälle siis teksti sisestama. Sisestan umbes siia tahapoole ja see tuleb jälle LaTeX tekst, sest et ma tahan murdu kasutada. Kirjutame sooritus ja nüüd valin siit murru, kus lugejasse. Tahan ma siis õigeid vastuseid, et kuvatakse. Nimetajasse kõik vastused. Ja selleks, et siis protsenti näidata, on vaja meil siis see arvutada ehk õiged vastused jagatud kõigi vastustega, korrutame 100-ga ja siia taha siis paneme lihtsalt selle sümboli protsent. Ja. Praegust näitab ta loomulikult küsimärki siin, sellepärast 0-ga jagades on määramatus. Aga nii kui hakkavad vastused tekkima, tuleb siia ilusasti protsent ka. Okei. Nüüd jälle, mida mina vaatan selle knopka, kasutan ehk siis hiirega rullides mul tekst ei liigu. Ma teen ta ka väiksemaks. Ja teeme ka roheliseks näiteks. Nii. Nüüd on veel vaja teksti, mis ütleb meile, kas see konkreetne vastus, mida õpilane lõpus andis, oli õige või vale. Vot sellele eelmisele tekstile tegelikult võiks veel määrata omadustest, lisavõimalustest tingimuse, millal teda näidatakse. Ja nimelt, kui kõik vastused on 0, ehk õpilane pole veel alustanud vastamast, siis on tobe talle näidata, et tal on 0-0-ist õigeid. Ja? Siis kirjutame, et kui kõik vastused, nii, võtame, nii, on siis suuremad või võrdsed 1-ga. Ja nüüd ta kohe kadus meil siit ära, eks ole, sellepärast, et meil on praegust kõik vastused võrdsed 0-ga. Nii, aga teeme siis siia ka viimase teksti valmis, mis siis ütleb meile siit tühja kasti abil. Võtame jälle kui appi, ehk kui oig on meil 0, ehk see viimane väärtus on vale, siis ta jääb 0-iks,
ja me anname talle teada, et see on vale. Ja kui see oig on võrdne 1-ga, siis anname teada, et vastus on õige. Aga nüüd me saame siia jälle seda võrdusmärki, kus on küsimärk peal. Siin me seda kohe ei näe, aga me saame ta siit sümbolitest. Ja kui see oig on võrdne 0-ga, siis trükime vale. Ja muul juhul, koma peab seal olema, ja muul juhul õige. Nii, okei. Ja siin on jälle valida, et kui suurelt me tahame teda kuvada, mis värvi me kuvame selle teksti ja kas taustavärvi on või ei ole. Nii, paneme lukku ka, siis ei saa seda ära lohistada. Nii, nüüd hakkame tegelema põhimõtteliselt viimaste asjadega, milleks on siis nupud. Aga me loome need 2 nuppu järjest ära ja alles siis kirjutame skriptid, kuna mõlema nupu skriptis muudetakse teise nupu olekut. Võtame siin nupud, kirjutame esimeseks nupuks kontrolli ja vajutame OK. Ja teine nupp, järgmine ülesanne ja jälle OK. Nüüd on mul 2 nuppu olemas, kontrolli ja järgmine ülesanne. Kujundame nad enam-vähem siukse koha peale ka, kus ma tahan, et nad jääksid. Nii. Ja nüüd, kui me võtame selle esimese nupu, võtame omadused lahti. Nii, ja siit skriptimisest peale klõpsu. Me tahame, et juhtuksid järgmised asjad. Näiteks, et see oig, kui vastus on võrdne selle B-ga ehk õige, oleks väärtus 1, muul juhul 0. Ja nüüd tuleb see oluline osa ehk kui õiged vastused oleksid nüüd võrdsed õiged vastused pluss oig. Ehk kui siia tekkis 1, siis õigetele vastustele liidetakse 1 juurde. Aga kui siin on 0, liidetakse 0 ehk see õigete vastuste väärtus ei muutu. Samas, kõikide vastuste väärtus iga kord, kui nupp 1 ehk kontrollit vajutatakse, liidetakse 1 talle otsa. Ja samas selleks, et õpilane ei saaks nagu korduvalt ja korduvalt ühte õiget vastust vajutades, et kontrolli, omal seda protsenti hästi suureks kuvada. Selleks me teeme seda, et nupp 1 ehk selle nupu enda me peidame ära selles algebra vaates ja nupp 2 me teeme nähtavaks ehk true ja ka tekst 3 me teeme nähtavaks ehk seesama tekst, mis ütles meile, kas on õige või vale, ilmub meile alles siis pärast seda kontrolli nuppu. Nii, nupp 2-le kirjutame me järgmised read. Ehk ta värskendaks konstruktsiooni. Ehk kui ma panen järgmine tehe, siis siia leitakse uued juhuslikud arvud meie vahemikus, mis me lubasime. Ja? Siis, et ta määraks vastuse väärtuse selliseks, et siin ei oleks arvu. Ja jälle, et ta teeks siis nupp 1 nähtavaks, aga nupp 2 enda peidaks ära. Ja samas peidaks ära tekst 3 ehk selle vale peidaksid ära. Paneme kinni. Vaatame, kas õnnestus. Nii, kirjutame siis siia mingisuguse suvalise arvu, vajutame kontrolli, tuli siia vale sooritus 0-1, järgmine ülesanne, nupp kadus ära, tekst kadus ära, saan jälle proovida. Paneme jälle kiiresti siia mingisuguse arvu, kontrolli, sain jälle vale, näete, 0 õiget, 2 vastatust. Ja? No, huvitav, kas nüüd lõpuks hakkab minema. Võtame siis kätte arvutamise, nii, mis ma siis arvutada tahtsin, 4 ja 1, kontrolli, vastus õige, sooritus 1, õigesti vastatud 3. Ja nüüd, kui sa tahad seda tööd saata lapsele ehk
tahad siin salvestada ja tõstad veebi üles lapsele, siis on mõistlik teha väike muudatus ehk tulla siia kõik vastused, kirjutada see nulliks ja ka õiged vastused kirjutada nulliks, sest muul juhul juba oleks tal skoor siin ees, aga me tahame, et skoor algaks nullist. Nüüd salvestad. Tasub meeles hoida ka seda nippi, et kui sa juba selle töölehe nagu salvestades paika sätid selle suuruse, siis veebi üles laadides, siis veebi üles laadides ei pea sa neid Appleti mõõtmeid enam muutma. Võtad nüüd siit fail salvesta ja kui ma nüüd veebi laen, siis ta on automaatselt nii suur Applet. Head pusimist!